lihtsalt pikk sirge kruusatee. elu on ilus. Day 3. Tere hommikust, kell on saamas kohe 6:30. On 31. juuli. On juuli ikka või? On august juba. Ikka jah, 31. juuli. Ja ütleme nii, et tänane öö läks palju paremini, kui läks eelmine öö. Tuult ei olnud, nagu ka praegu. Vesi on täiesti peegelsile. Loodame, et tuult ei tule ka tänase päeva jooksul väga. Et saame rattaga kenasti kohale sõita ja seda sõitu nautida. Et väga pikalt me nüüd siin ei ootagi. Paneme asjad kokku, natukene sööme ja hakkamegi liikuma, et jõuaksime võimalikult vara linna tagasi. Räigelt tahaks ujuma minna praegu. See vesi lausa kutsub mind. Aga ma ei hakka sellele praegu aega raiskama. Sest riided on praegu nüüd kuivad ja ma ei hakka neid uuesti märjaks tegema. See on ka vist tühjaks on vahepeal. Jah, täiesti tühi. Kell on saanud vahepeal 7:30 ja meil on nüüd asjad pakitud ja võime põhimõtteliselt teel asuda. Teeme nüüd kiire batooni, naudime veel viimast korda vaadet ja koristame prügi ära ja hakkame sõitma. Vaat. Sust rõve on kanda sammusõiduriideid 3. päeva juba. Riided on igised ja mustad, aga nad on mugavad ja mul pole teisi riideid kaasas ka, millega saaks sõita. Mingid ratturid sõitsid minust mööda teist poolt teed ja ma tundsin ühe sõitja parfüümi teist pool teed. Ärge pange nii palju lõhna peale. Vaene vennike, kes ta taga sõitis. Sõidame praegu mööda mere äärt enam-vähem ida poole, ehk siis Orissaare poole. Väga kena vaade on, pole midagi öelda. Ilm on ka mega ilus, tuult ei puhu, saab sõita suurema käiguga, mis tähendab, et kiirus on ka suurem, jõuame varem kohale. Sealt kaudu läheb Saaremaa loomaaed, Saaremaa suu. Olen ise käinud seal, rängalt soovitan, eriti nendele, kellel on väiksed lapsed, et neil on seal palju tegemist, et väga lahe koht on. Nii käisime Orissaare poes ära, siin ühe sööriku, kohvi ja ühe
multimahla. Ja nüüd me natuke puhkame ja siis kruiisime edasi. Praegu oleme väga hästi graafikus, sõitsime praegu korraga 40 kilomeetrit. Ma arvan, et viimase 2 päevaga me ei olegi nii palju veel korraga sõitnud, mis on väga hea märk. Ilm on väga-väga kena. Tuul hakkab vaikselt tõusma, aga ei ole mitte midagi hullu. Ja järgmine peatus on siis Tornimäe, või noh, mitte peatus, me sõidame sealt läbi, ma arvan, ega me väga pikaks sinna ei jää. Ja siis sõidamegi edasi juba põhimõtteliselt Kuressaare poole. Vot. Selline ilm oleks võinud olla esimesel päeval. Tegelikult ma olen suht nagu Eesti meister jalgpallis ka. Siin on pall, seal on värav, paneme ühe tantsu, vaatame, kuidas läheb. Aitab lõbus küll, sõidame edasi. See siin on Väikse Väina tamm ja seal eemal paistab Muhu saar. Mööda seda tammi sõidavad saarlased välismaale, mandrimaale, igale poole. Kui me praegu otse sõidaks, siis oleks Kuressaarde 55 kilomeetrit, aga me ei lähe otse. Me läheme ringiga, sest milleks minna otse, kui saab ringiga. Sinna poole sõidame. Nagu õun. Nagu õun. Okei. Tornimäe. Ma ei tea, kas ma mäletan õieti, aga mu meelest Tornimäe Coop-kauplus on Saaremaa vanim. Ma ei tea, kas see fakt vastab tõele või mitte. Aga ma nagu mäletaks midagi sellist. Väike joogipaus. Siis paneme edasi. Jube palavan. Ja viimased kilomeetrid oli jälle vastu tuul. Jopa külla. Jess. Laskumine. Nüüd ei pea väntama natuke aega. Oleme jõudnud siis Laimjalga. Umbes 40 kilomeetrit on jäänud. Istume siin Laimjala poe kõrval, võtsime jälle jäätist ja naudime ilma jällegi. Ma ei tea, kas ma enne mainisin, aga 40 kilomeetrit on veel sõita. Ja tunne on suhteliselt hea. Ja ilmselt see peatus, mis ma praegu tegin, ta ei olnud ilmtingimata vajalik peatus, aga kuna see sõit saab üsna varsti juba läbi, siis ma mõtlesin, ma istun hetkeks maha ja naudin veel seda väikest reisikest.
väikest seiklust. Ma arvan, et peale seda sõitu ma ei taha enam tükk aega rattasel istuda. Nii et naudime ilma. Ilm on väga ilus. Rahvast väga ei liigu. Sõime jättes ära, tiksume veel ja siis liigume edasi. Vähemalt varustus toimib, see on hea. Siiamaani ei ole ratas mind alt vedanud, kuigi eile õhtul leiuste telkimisalal ma pidin veits kruttima seda pidurit siin, sest see käib vastu seda ketast, ta käib tegelikult siiamaani, aga ma sain selle paremaks, aga ma ei hakanud seda rohkem näppima. Mingil hetkel nagu ta annab tunda, et ta käib nagu vastu, aga mingi hetk jälle ei ole, aga mul on tunne, et ülemäära seda sõitu ei sega. Nii et las ta siis olla, las ta tiksub seal rahulikult. Mäletad eile, kui ma ostsin gaasiga vett, panin siia pudelisse, võtsin korgi maha ja tõigi paugu onja. Siin korgi sees oli tihend, mis ära lendas ilmselt. Igastahes seda enam ei ole siin ja see pudel oli mu kotis ja nüüd mu koti sisu on natuke märg. Ärge oske gaasiga vett, ärge oske. Ka päris äge koht, mida külastada, kui Saaremaale satute või Saaremaal olete juba. No nii, jõudsin napilt Asva Viking külast mööda ja hakkas sabistama. Ma mõtlesin, et ma ei sõida vihmaga edasi, muidu äkki saan märjaks ja siis on veits nõme sõita. Ja tegelikult ma olin veits edasi juba sõitnud, aga ma nägin seda bussipeatust ja ma mõtlesin, ma pööran otsa ümber ja tulen korra siia varju. Tundub, et võime vist edasi sõita. Praegu hetkel ei saja, kuigi ta on ikka veits kahtlane. Aga noh, kui tuleb, siis tuleb, no vahet pole. Nagu nii täna viimane päev. Kallemäe kool. Kaua oodatud vasakpööre. Siit suundume Sandlasse ja sealt edasi Kuressaarde. Väsimus hakkab peale tulema, aga paneme edasi. Nii vähe on jäänud. Yes! Sandla! Traktor! Ma olen nii läbi tegelikult. Nii vähe on veel minna, aga mu tagumik on jube valus. Tuul ka on päris palju tõusnud, aga ütleme 1,5 tundi sõitu äkki veel ja siis oleme kodus tagasi. Nii vähe minna, nii vähe minna. Siuke tunne, et kutsuks auto järgi, aga nii vähe. Istume nüüd hetkel Sandla bussipeatuses. Käisime jällegi poes. Ostsime nüüd vett. Et täitsime pudelid ikkagi ära igaks juhuks. Ma ei olnud kindel, kas ma vean selle veega lõpuni välja või mitte. Nii et ma igaks juhuks täitsin kõik pudelid ära jälle. Väsimus hakkab peale tulema. Kõik, mis allapoole vööd jääb, kõik valutab. Jalad on läbi. Jalalihased annavad normaalselt tunda. Aga samas me oleme pea et 300 kilti sõitud ja 20 on ainult jäänud, nii et see pole selle kõrval nagu midagi. Et tänase päeva jooksul me oleme sõitnud 80 kilt äkki või? Jah, 20 on jäänud. Veits imelik on nagu mõelda, et üleeile alustasime, väntasime Sõrve ja nüüd me oleme peaaegu ringiga jõudnud teistpidi Kuressaarde tagasi. Või noh, mitte veel. Aga ma arvan, et me saame selle lõpupingutusega ka väga hästi hakkama. Oleme siiamaani saanud, saame ka selle väikse lõigukese tehtud. Muidu ma algul planeerisin, et ma sõidan otse Sandlast Kuressaarde, aga ma arvan, ma teen väikse põike läbi Vanamöisa ja sealt läbi siis võimalikult mööda rannaäärt. Nii et jah, puhkame ja teeme selle sutsu ära. Tavai!
Viimased tõusud. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Selle kurvi taga ongi Kuressaare. Viimased meetrid. Kohe on kõik. Kohe on kõik. 3, 2, 1. Oota, ai, pasa. Me peame ju teisel poole linna sõitma. Muidu mul ei tule ring täis. Me lähme teisel pool linna siis. Kuule, Tõnis, alusta uuesti, et veits halb ajastus oli. Et hakka otsast peale. Jah, okei, tavi. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishooks kõik loode kooks võiks sündida. Seal ongi meie finiš. Ei ole võimalik. Me oleme kohal. 300 kilomeetrit. Me sõitsime sinna suunas ja tulime sealt suunas. Ära tegime. Lükkusime auto järgi ja lähme koju ära. Aitäh, et olid minuga. Prii on taeva piir, esimene kiir, langemas me maa.